No vot, oli tore loomi vaadata. Igasugused vinged loomad ju käisid läbi. No kõige super see üllatus oli ikkagi see lendorav. Lendorav, et see oli tõeline sünnipäevakink. Taevaisa tegi mulle sünnipäevakingi selles mõttes, et mul oli 2 päeva tagasi, 3 päeva, täna on 23, 21 mai oli sünnipäev ja siis see lendorav jäi peale 20. Ja ennem seda, pärast hakkasin seda videot tagasi vaatama. Kui teie vaatate ka tagasi, siis on selle ühes kohas veel see sama, kas see just sama, aga lendorav on seal peal, õljub nii-öelda tema liugleb. Vaata, ei oskagi niimoodi. Ma ei tea ju, et siin oleks lendorav siin elaks, sest et teda näha on peaaegu võimatu. Aga vaat, kaameraga on võimalik peale saada. Vähemalt selle lennuhetke nii-öelda. Et jah, see oli tõeline sünnipäevakink taevaisa poolt mulle. Ja ma olen nii super tänulik selle eest, et selline Alutaguse pärl ka siin on mul. Ma panen selle kaamera veits teisi kohtel, sellepärast, et nüüd on seal, loomad käivad ikkagi samamoodi, lihtsalt vahelduse mõttes, et oleks üks väikest vaheldust. Et ma saan natuke liigutada jälle teise kohta ja võib-olla siis mõni teine liik tuleb äkki peale. Siit jooksis vanasti tee. Ma tahan selle võsast puhastada, et see tee taastada. Midagi, kus see tee koht täpselt on. Aga siit jooksis tee. Siin hoopis see tee. Ma panen selle kaamera natuke teise kohta. Vahepeal siin mõtlesin juba mingid uitmõtet, et paneks rappa. Mul on siin raba päris ligidal, aga siis mõtlesin, et sinna läheb nii palju aega, et ma panen siiski suht ligidale siia oma metsa. No kui ligidale, ma ei tea, 300 meetrit eemal. Ja siin on see koht juba, telefon on päiret meil. Ma olen ilmselt ise juba siin pildi peal. Ma ei tea, mis selle põdra vasikaga sai, mis üks vasikas ju jäi kadunuks, et kas ta sai emaga kokku või mitte. Et ilusti kaamera toidab, päike toidab teda ilusti ära siit puude vahelt ka, isegi kui ta on siin lehed tulevad juba ette, aga ja koprad olid meil kuskil siin, aga ma ei tea, ma loodan, et nad tammi tegema ei hakka siin. Siin on vool on vedanud kokku risu. No see ei ole kopra tamm, siin on lihtsalt risu vool toonud. Okei, ma võtan ta küljest ära ja liigutan natukene. No vaat, ma venin mööda seda oma oja nüüd. Ma ei tea, miks ma nimetan oma ojaks seda, aga ju ta siis nii on. Järjekordselt näed sa konna kullesid siin. On näha või? Väga ürgne on see kõik. No, ma saan aru, miks lendoravale meeldib see koht. Ja miks karule meeldib see koht. Miks mitte ilves või hunt. Ma olen ilvese jälgi näinud omal maja
selle vundamendi sokli peal. Ta kõndis mööda maja äärt nagu mul. Aga ma siin metsas ei ole kunagi ilvest näinud. Ja hunti ka mitte. Karu olen näinud. Mööda oja on kergem käia, sellepärast, et siin kõrval on selline praatsik, et nagu läbimatu lausa. Aga noh, nüüd on ka juba siin lepad kukkunud ja no siin on näha juba reaalselt mingi loomade siuke ülekäigu kohta. Kuigi jälgi nagu, värskeid jälgi nagu näha ei ole. Ma olen korra põikan metsa. Natuke kergem käia. No vaata, see on karu sitt. Ma ei tea, kas ma näpuga hakkan torkima, kui vana ta võib olla. Aga ta on täpselt siin minu piiri peal siin. No päris värske ei ole, ta on, ütleme, pealt mustaks tõmbunud. No karu elab siin mul, Matku lahe. No, leidsin prahti metsast. Kuidas see tuli siia, ei tea? No nii, iga kord, kui ma siit läbi käin, siis ma ikka tulen vaatan siia. See on tulevane kraanikauss võib-olla. Mis sellest veel saaks teha? Kraanikausi saaks kindlasti teha. Ligi meeter on see allapoole läbimõtt. Vägev. Kes tahab omale? Tegelikult seda ei raatsigi maha võtta. See on sellisena väärtuslikum kui kraanikausina. On ju? Näed sa seda idülli õunapuud. Istutasin siin ajaviitaks jälle ühe puu juurde. See puu on hästi ilusa võraga. See on pärit Rannamõisa sellest aianduskeskusest, mis selle Rannamõisas on, see Rannamõisa aiakeskus või mida iganes, Sirje või keegi. Ja no tõesti nad müüvad kvaliteetset kaupa. Ja kuna see on Kloostrimetsa puukoolist ka veel pärit see puu, noh. Ma tõmbasin nüüd lubjaga üle. Aga ta on näha, et ta on korralik oma võra poolest võrreldes nendega, mis ma siin olen ostnud, ütleme sealt ma ei tea, K-raudast või kust ma ostsin mingid sellised, neil on lihtsalt üks vars ja kogu lugu. Eelmine aasta. No, seal on ja, aga no, ikkagi see vahe on vahel, et Kloostrimetsa puukoolist pärit puud on kõvasti ilusama võraga kõik. Ja esimene puu üldse, mis ma panin, oli ka ju Kloostrimetsast, see mingis videos oli. Et siin istutasin vahelduseks maha siin ja panen talle selle ümber, selle kitsevõrgu. Kuna siin kitsed ja enesed, nad ikkagi elavad siin mul. Mul läks meelest ära, et puusort on Antonovka. See on nii hästi tavaline puusort, või tähendab see õunapuusort, aga minu jaoks on ta oluline sellepärast, et mul oli üks Antonovka siin ja see oli vägev puu, ta oli vana puu juba, vanaema poolt pandud. Ja karu rapsis teda niimoodi ära mingi 2 korda, mingi mõne aasta jooksul.
et ronis siin otsa ja murdis oksad ära ja kraapis selle tüve ära ja siis ta jäi nagu kuidagi kiratsema see puu ja tal oli ilmselt see vähk oli ka sees ikkagi ja siis ma lõikasin teda liiga palju tagasi, tegin nagu liiga palju sihukest julma tagasilõikust ja ta lihtsalt kuivas ära ja oligi kõik, et ma panin Antonovka nüüd uuesti asemele, et mis ma olen ära tapnud, siis istutasin uue. Nüüd tahaks saada sibulat saada veel, sibulõuna. Et see on ka üks vanaaegne sort, seda tahaks kindlasti. Ja siis kõik muid neid, igasugused häid puid, mis on olemas. Igasugused, mis Tallinna pirnõunad ja ma ei tea, kui palju neid seal oli, nendel nii palju. Aga nad mahuvad mulle siia. Kui sa nüüd vaatad siin, siia mahub palju. Vaata, kus on rohi kõrge nüüd praegu sinna. Mul üks hea naabrimees, üks poiss siin tuleb ja siis võib-olla teeme niitmise siin. Üksed suuremat sorti niitmise võib-olla. Vaatame. Näed, siin järgmine auk on olemas juba. Ootab ka puud siin. Nii et õunapuud panna. Ja kullerkuppu. Ma jätan selle põõsa siia. Ta on nii haruldaseks läinud mul kullerkupp. Et varemalt oli hästi palju teda igal pool siin. Aga nüüd ta on nii haruldaseks läinud, ma ei tea, mis see on. Et ilmselt see kõik see paks rohi ja kõik see lämmatab ta ära lihtsalt ja lõpuks kaob ära, et siin mõned kohad on veel, kus nad seda leiab. Vanasti oli siin hästi palju. Nad ikka õunaaed siin juba edeneb. Ma sinna tahaks kasvuhoone ehitada, siis tahaks panna sinna ühe vanni. Esialgu võib-olla pärast äkki mingi tünni sauna või nii-öelda. Nad saab sooja veega ennast pesta. Et ma mõtlen juba sinna siis, kus need puud on, seal algavad. Ja siis edasi läheb, kus need kuused on, mingid osa kuuski ma võtan maha. Ja siis edasi võiks panna jälle puid, nagu õunapuid juurde. Või pirnipuid ja üldse nagu viljapuid. Ja siin on, vaata, lehis on siin. Jänes nääris ära selle. Ja ma tegin talle natukene sükest hädapärast, sükest parandustööd talle. Aga ma ei tea, kas ta nüüd elama jääb. Ma arvan, et jääb ta kahelt poolt. Näris selle ära siin. Et on, need on nagu siuksed veidrad, aga tal on nagu elujõud on sees, et ma panen talle selle võrgu samamoodi ümber siia. Et lehised panin siia, siis ma ju mõtlesin, et kas panen võrku või mitte, siin aga ikkagi näed, tuli ammustas ja kohe teeb puu kutuks ära. Peab kaitsma ikka. Siin on vanaema, need lõhnavad nartsissid veel. Neid ma ju eelmine aasta päästsin siit. Aga see aasta saaks ka seda sama tööd teha. Aga mul ei ole lihtsalt aega kõigega tegeleda. Hakkan istutama, mitte istutama, vaid lihtsalt maha toppima sellised mõnusad mugulaid. Selle nimi on maapirn. Ta lõhn on ka hea tegelikult. Mõnus lõhn siuke. Üks kolleeg tõi mulle terve koti täie. Nüüd pistan siia. Pistan siia maa sisse. Maa sisse panen maapirni. Et
valgust ka natuke. Ma ei tea, kuidas ma panen. Äkki niimoodi. Ma ta on karulauku ka pannud siia. See on ju karulauk minu meelest. Karulauk läheb tegelikult oja äärde üldse. Oi, siin on need nii palju, kuule. Ma ei tea, siit jagub, ma ei tea. Tervele selle kogukonnale siia. Maapirni. Siin on päris palju, jah. Et ma ei saa kõik raudselt siia ära ei mahu nagu. Aga noh, paneme ühe klumbi siia. Maapirni ta on siuke, annab ilusat õid ka nagu sügisel ja siin on eriti vägev siuke jurakas. Eriti vägev jurakas, juurikas, ma ei teagi. Panen selle keskele kõige siia. Ausalt öeldes ma ei teagi, mismoodi seda teha üldse. Siin on hästi hea maa selle koha peal. See on vana laut. Ma arvan, et nii on kõige lihtsam. Ma katan ta lihtsalt siia. Aga siin on all on midagi. Siia ei saa panna. Ja siin on ka laud all. Läheb niimoodi. Tal on ilusad õied, kusjuures sügisel. Sellised kollased meenutavad natukene seda päeva, mis iganes see on see. See vana talulill, mis talude juures on. Mul ei tule praegu meelde. Ma panen selle suure siia ka, siia keskele. Sest ei saa aru nagu, et mis pidi see juurikas üldse jookseb, et ta on tegelikult söödav asi, et selle võiks täitsa ära süüa tegelikult. No nagu kartul, ütleme. Aga noh, paneme selle maha siia, vaatame. Lükkame mulla peale ja siis võib-olla sügisel sööme ära. On ju nii, vaata ikka mõnus elu. Maaelu on ikka üks mõnus elu. Paned kevadel siin kõike. See on katki, aga noh, ega ta ei juhtu midagi, et katki on. Värk on selles, et mul lihtsalt siin, selle koha peal ei ole eriti ruumi rohkem. Et ongi kõik nagu. Et need jäävad alles siin. Need, mis siin on. Ma ei tea, kui ma need panen siis. Annan sulle või?
ei tea, kellele ma need annan. Igastahes siia tuli nüüd maapirn ja kõik on väga hästi. No siin koti sees on karulauk. Seesama kolleeg, töökaaslane, kes mulle tõi seda pirni. Tõi ka karulaugu juurikat. Ega siin palju teda ei olegi järgi. Mosa andsin ära. Siin looduslikult karulauk ei kasva. Siin kandis, aga see, mis ma mingi 3 aastat tagasi tõin, see ilusti kasvab. Noh, ta tahab saada sellist kohta, kus mingi angervaks teda nagu ära ei tapa, mis üle ei kasva nagu. Ma panin 2 kohta, ühes kohas ta on nagu ära kadunud, kus angervaks peale kasvas. Ma mõtlesin, ma olen siia kuhugi, otsisin sükest kooslust, kus väga sükest alustaimestikku väga kõrgeks ei kasva nagu. Samasse selle maha ja sellised. Nad olid seal kotis nii kaua aega. Juurikas siin on üldse. Ma loodan, et ka ellu jääb siin. Oleks pidanud varem panema, ma olen selle liiga kaua võtsin teda siin. Nii ei ole sükest pehmemat kohta. Siia. Siin peaks olema selline kergelt liigniiski ala ka, et talle meeldib selline niiskus piisavalt. Mis ta siin nüüd on? Sassis siin kõik. Liiga kaua hoidsin seal kotis neid päris mitu nädalat või? Nädala aega, 1,5. Oleks pidanud varem tegelema sellega. Nüüd ta läheb, ma arvan. Elujõud on tal sees, et ja karulauk on selline see koht, kus mul hästi kasvab, seal ta levib juba edasi. 3 aastaga on natuke kaugemale läinud juba. Mul ei ole selle vastu midagi, kui ta siin levima hakkab siin. No, ma ei tea, kuidas see Alutaguse piirkond talle sobib nagu siin, üldjuhul siin. Ei tea, et oleks. Nii. Ma ei tea, kas ma viitsin selle kaamera juurde kolada. Seal juba eile, kui ma selle üles panin, juba eile siis sain peale lendorava kaamerasse. No, super nagu, lihtsalt super. Et elab siin see loomakene. Ja nüüd
täna lähen sinna 9. korrusele ja siis monteerin kokku selle ja vaatan arvutist ka, ega siit selle telefoni pildi pealt ei näe nagu seda õiget suurust ja seda liikumist üldse, et arvutisse tõmmates saab üldse näha, et nagu paremini. Ja ka vägev ikka, ma olen nii õnnelik selle üle, et selline imeline pärl nagu siin kasvab, elab selles nii-öelda mitmekesises ja metsikus Alutõguses. Et jah, seda tuleb hoida ja kaitsta, seda Alutõguse loodus siin, mis siin veel alles on. Selline ürgne, väga ürgne kõik. Vot. Et mis siis ikka? Hoidke oma sabad rõngas või sabad püsti ja lipp kõrgel ja kuidas õigemini öelda on. Ja vaatame, mis loomad siin lõpus peale jäävad veel ja monteerin kokku ja võib-olla hakkabki niimoodi edaspidi olema, et video lõpus siis panen need oma need loomakesed siia. Keegi lendas seal, aga ei saanudki aru. Võt. Okei, take care, olge hoitud.